Nii, Jaak, räägi, mis pildi me Svenile kingime. Mis asi see on? See on Eesti kunstiklassika. Tulevane? Tulevane, jah. Selge. Et ma nagu räägingi tuleviku võtmes. No nii. Ja see on üks minu teos, mille ma siis tegin 10 aastat tagasi Rootsis. Idaholmis. Ja tegingi sellise töönimi on mäng, kuigi siin on näha, et mehed spordivad tõsiselt. Aga mulle meeldis mõte ja ma ise viimasel ajal küll juba tegelenud spordiga, aga varemalt kunstnikud eriti spordist midagi ei arvanud, aga üldiselt eks see litokividega jantimine siin vajab ka sellist sportlase visadust ja sellist tugevust, et ja see pilt on trükitud siis 4 kivi pealt, siin on näha neid erinevaid värve ja üksna palju rassimist oli. Aha, aga mis see lito on või mis asi see on? Litokivi, ja? No litokivi on üks väike siin näha. Aha. Et see on üks 200 aastat vana trükitehnika, mis üldse võimaldas kogu trükimaailma sellist arengut, et see oli üks selline plahvatuslik leiutis 200 aastat tagasi. Aha. Ja meie oleme ühed ainukesed, kes seda, mitte ainukesed, aga ühed vähestest maailmas, kes seda trükimeediumit veel valdavad ja sellepärast me siis ka seda siin propageerime ja teeme kunstnikega koostööd. Et kui sul on sõbrad, kes tahaksid kunsti hakata koguma ja mõtlevad, et võib-olla teevad isegi käe valgeks siin meie juures, siis võta meiega ühendust. Aha, aga mitu siukest pilti on tehtud maailmas? Sellise pilti on täpselt 6 tükki. 6 siukest pilti, jah? Aga see on nüüd viimane või see on esimene, mis nüüd, see on mis Sven omale saab? See on eelviimane, jah. Aha. Üks selline on veel. Selge. Aga ütle siis Svenile midagi veel tervituseks. Sven on kõva spordimees ja 4 lapse isa ja väga tubli. Arst peale selle veel. Tubli. Sven, sa oled elanud õiget elu, et sa ei ole pidanud millestki loobuma. Et see on kõige tähtsam, et inimene teeb seda, mida ta õigeks peab ja kui sa kunagi kord peaksid surema, siis sa sured naeratus näol ja sa ei ole kibestunud, et see on, et sa ela oma elu hästi. Aitäh!